Jatskar 25. Aasta 1999. See oli Jatskari esimene tõsisem sünnipäev, sest festival sai 10. Arvestades kõiki asjaolusid, mis tähendab turbulentsi Eesti majanduslikus olukorras, kõike seda loksuvat ebakindlust ja ka suuri lootusepuhanguid, oli püsima jäämine festivalile tõeline saavutus. Aga ega siis keegi seda nõnda vaadanud. Jatskar tõi ikka aasta-aastalt kevadet ja toredat muusikat, seda mitmele maitsele ja päris nakataval moel. Muusikasõbrale ei olnud ju küsimus siin mitte eksistentsiaalset laadi, vaid pigem ootus rõõmsalt emotsionaalne ja elamuse janune. Siit sellelt Jatskarelt sai vahel ka vaimu värskendust. Kui tsiteerida ajalehes kirja pandud, siis vabadus, piiride puudumine, improvisatsioon, Jatskar. Aasta 1999. Toimumise aeg 21. kuni 28. aprillini. 31 kontserti Tallinnas ja 3 kontserti väljaspool Tallinnat. Tallinnas on 7 kontserdipaika. Esineb 44 koosseisu, 214 muusikut 15 riigist. Kuulajaid oli 8000. Jatskar saab 10. Aeg lendas ja Jatskar 99 on siis 10 aastat. 10 aastat praegu vaadates ei ole mingisugune iga, aga tol korral tundus, et see päris palju. Kui palju siis Tallinna rahvusvahelisi festivale toimus üldse, et 59 olid esimesed Vene ansamblid, Nõukogude Liidu ansamblid tulid 59. Igatahes Jatskar oli selleks saaks juba rohkem kestnud kui Tallinna festivalid. Ka millegi pärast nii palju esineid, kas oli vaja, kus nad ära paigutati. Tahaks vaadata. Kolmapäeval oli see kirikukontsert ainult, aga ikkagi neljapäev, reedel, laupäev ja pühapäev ka. Ajakiri Teater muusikakino Laineharjadest. Tänavune 10. oli Jatskari eelmiste lainetega võrreldes kõrgem, mahukam ning stiilide rohkuselt kindlasti ka kirevam. Sirp mõõtis kaare avardumist. Maailm lihtsalt avardub pidevalt. Maailma džässmuusika koos sellega ja Jatskar koos kogu maailma muusikaga. Kui festivali muusikaline kaar muutub väga ja isegi väga kirjuks, siis on järjest keerulisem kõike seda ühe või 2 nimetaja alla hõlmata. Ning tolle aasta festivali bukletti lehitsevad Tiit Kusnetsi järgnev, möödunud aega ühe kaarega vaagida üritav mõtisplus sellele pisut nagu ka osutab. Siin on nüüd see koht, kus kavad lähevad järjest pikemaks, järjest kirjumaks, tulevad omad alajaotused, teatavad temaatilised kontserdipuketid ja raske isegi öelda, mida rohkem välja tuua, kas seda, et selline suurepärane Soome ansambel nagu Värtina oli Eestis džässifestivali pealaval, mis oli ka väga äge. Või et meil oli siin tõesti imelise koosseisuga ansambel Ameerikast Bump the Renaissance Band eesotsas trummari helilooja ansamblijuhi Bobby Brevitiga, koosseisus sellised mehed nagu klahvidele Wayne Horvitz, puhpilder Marty Ehrlich ja Ray Anderson taaskord ja bassli Steve Swallow. Või et siin nägi päris mitmeid akordioniste, nii kodu- kui välismaiseid. Ma ei tea, kus see pantomiimtants tuli, aga sellest ma olin natukene pettunud. Mäleta, kes seda mulle pakkus. Café Amigos on pandud swingiöö, regeöö, funkiöö ja bluusiöö. See oli peavalu, aga kogu aeg, mis sinna panna.
Meenutagem korra, kuidas Anne Erm jagab selgitusi enne 1999. aasta festivali. Ta teeb seda saates Vikerkäär. Vikerkäär. Huvi on ikka nagu iga aastaga kasvanud ja sellest on mul lausa hea meel, et see džässmuusika kuulajaskond laieneb ja ma ei teegi ju festivali mingile elitaarsele grupile, aga tahan, et selle kõlapind oleks võimalikult laiem ja sellepärast siis ongi, et Jatskar hakkab saksofoni 100. kontserdiga Kaarli kirikus, kus hind on nagu sümboolne, et kuhu võiksid nagu kõik kuulama tulla. Ja lõpeb Duke Ellingtoni 100. sünniaastapäeva põhitsemisega, aga sinna vahele mahub siis õige palju väga mitmevärvilist muusikat, nii maailmamuusikat, akordionimuusikat, nii reggae-muusikat, kõike, mis piirneb või külgneb kuidagi džässiga ja mis on mingis mõttes nagu põhjendatud. Mul on ju, nagu ikka öeldakse, et omad lapsed on kõik armsad ja mul on väga hea meel igast ansamblist ja läinud aastal ja möödunud aastal olin ma kõigi esinejatega väga rahul. Vahel on muidugi juhtunud, et mõni on natukese kehvem, aga... Oli aasta 99 ja aprill. 10. Jatskart tähistas ka Vikerraadio kultuurisaade Kultuurikaja. Kuulakem, kuidas toimus siis veel poolenisti toimumata festivali tutvustamine. Saatejuht küsib nüüd kavalasti, et kas džässmuusika on lihtrahva või kõrgaadli muusika. Ning Anne Erm pakub talle oma kujutluse kõigest sellest, mis asi on džäss ja ühtlasi võiks seda tõlgendada, seda definitsiooni ka tema nägemuseks sellest muusikast, mida hõlmab festival Jatskar. Džässi piirid on kogu aeg avardunud, et ta on olnud pallisaalides ja loomulikult ka Valges Majas ei saa ta kunagi ilma džässikontsertideta läbi, aga samas on ta klubimuusika, samas on ta vabaõhumuusika ja džäss on endasse imenud mõjusid nii klassikast kui ka maailmamuusikast kui ka rahvamuusikast kui ka kaasaegsest muusikast ja vastupidi, et džäss on väga-väga avatud ja selles mõttes vast ehk kõige loomingulisem üldse, sellepärast et see, mis sünnib siis, kui tekib see säde lava ja saali vahel ja kui on tegemist karismaatiliste muusikutega, see on ikkagi midagi erilist, et sellist laengut võib harva saada teistsugustel kontsertidel, et just see loomingulisus, mis momendil sünnib, see on väga oluline. Helipilte pidi festivalil maalima Terje Rüptal, üks sünnipäevafestivali tähtesinejaid. See kuulsa ECM-i firma Sound, kus meiegi Arvo Pärti Järkis Ventüüri nüüd salvestatakse, mille aluse panijad olid Terje Rüptal ja Jan Karvarek ja mõned muidugi veel. Neid nimetaks julgesti helimaalijateks muusikas, et seal on niivõrd kaunid värvid ja kuidas need muutumised pooltoonides, veerandtoonides on, et see on kahtlemata võrreldav maalikunstiga, muidugi maalimine helides. Kultuurikaja. Siis alati on olnud põhimõtteks, et oleks Skandinaavia maade häid artiste, Norra, Rootsi, Soome. Soome on liiga lähedal, Soome artiste on raske müüa, aga Norrast tuli sel korral siis kitarrist ja helilooja, ka sümfooniate autor Terje Rüptal koos Palle Mikkelboriga ja me käisime koos Lepo Someraga siis lennujaamas neil vastas. Aga kontserdil midagi oli nihusti Terje Rüptali kitarriga, nii et kas tal oli mingi vale juhe või ei olnud. Ta oli seal laval oli nagu natukene ärevuses ja see heli ei olnud ka päris see, mis oleks pidanud olema. Aga selliseid asju tuleb vahetevahel festivalidel ette. Kui ma võin ennast nimetada muusikaajakirjanikuks kuidagi mingit otsapidi, siis muusikaajakirjaniku kogemus taaskord intervjueeritavatega oli Terje Rüptaliga üks veidramaid. Tema oli mees, kes kangekaelselt mitu korda järjest keeldus tegemast seda, mida esinejad tavaliselt teevad. Nad saavad aru, et raadioülekande eel on hea tutvustada ennast, oma muusikat ja oma bändi lühidalt. Vahel nad on nõus vastama mõningatele küsimustele. Terje Rüptal ei nõustunud tegema ühte ka teist, vaid rääkis suhteliselt segaselt ühe vana anekdoodi, mille mõte tegelikult aeglase taibuga eestlane, nagu ma olen, selgus mulle mõni aeg hiljem. Ma sain aru, et põhimõtteliselt tahtsid sellega öelda, et jäätakud rahule.
seal anekdoodis sisaldusid sõnad, et võeta kui jalg juhtme pealt ära. Ja nii me tegimegi. Samal ajal oli võimalik ka 100 aastat saksofoni tähistada, ehk saksofoni 100. Selline kontsert oli meil kavas siis Kaarli kirikus, kus mängis Tallinna saksofonikvartett ja Riia saksofonikvartett ja mille jaoks kirjutas teose Lepo Sumera. See oli päris mõnus teos, vist tuli päris kenasti välja, ei saa öelda. Jazz Rave oli seekord hoopis reggae bashment. Selle tarvis toodi Inglismaalt tuntud miksijamees Matt Professor. Matt Professoriga, kellel 2 devatškat olid ka kaasa laulmas, oli siis puupisti täis von Krahlis. Postimees kirjutab Jazz Rave'ide kiituseks. Osalt iseseisvaist ja mõneti alternatiivse moega tantsuüritusest on aastatega saanud omaette traditsioon, mille üldine menukus ja samas sisuline tululikkus emafestivali jaoks on nüüdseks ilmekalt tõestust leidnud. Kultuurikaja. Tegija Eesti muusikailmas on kahtlemata Jats Kaar. Palju õnne, Anne Erm, Jats Kaare 10. sünnipäeva puhul. Saatejuht Maris Johannes rääkis Jats Kaare 10. sünnipäeva puhuks Vikerraadio saates Kultuurikaja Anne Ermiga festivalist. Johannes küsib sünnipäeva jutu alustuseks, millist esinejad korraldaja soovitab festivalile vaatama minna. Anne tõmbab kopsud õhku täis ja... Ma arvan, et see peaks olema siis Bump the Renaissance band, aga miks ma tahaksin just seda ansamblit esile nagu tõsta, et kuna Jats Kaar on ikkagi eelkõige Jatsi festival ja need mehed on siis tõsised džässmuusikud, Ameerika uue džässi kurud, et kõik kõige paremad ja kõige loomingulisemad isiksused, et sellepärast just see bänd ja teiseks veel sellepärast, et Ray Anderson oli meil 90. aastal, kui ma festivali tegemist alustasin, oli nagu peastaar oma kvartetiga juba tol korral ta võitis siis meie kuulajate südamed. Trummar Bobby Previtt tutvustab oma Jats Kaare bändi. Marty Ehrlich on the tenor saxophone. Yes. On the trombone, Mr. Ray Anderson. Ray Anderson. There's nobody else like that. Wayne Horvitz on the piano. Who is that guy? Oh, Steve Swallow on the bass. Steve Swallow. I'm Bobby Previtt. I do what Bobby Previtt does. No. Well, and so when I wrote this music, I didn't have a chance to tour with it. I was a younger musician and I wasn't really touring then. So now I'm taking the opportunity of taking it on tour. Beyond that I can't describe it. Kogu selle tuuri muusika on pärit Bobby Previtti vanalt heliplaadilt Bump the Renaissance. Tollal ei saanud ta noore muusikuna nende lugudega kontserte anda ja nüüd ta siis teeb seda. Ja ongi kõik. Rohkem grupiliider ei ütle. Aga see oli üks võrratu kontsert Jats Kaarel. Tõepoolest. Postimees Bobby Previtti muusikast. Võrratumat külalist džässi on siit maistelt lavalaudadelt harva kuuldud.
ja nende moodne džäss oli ikkagi nagu väga heal tasemel, et sellega lihtsalt tuleb harjuda. Kuulajad tuleb endiselt sellega harjutada, nad ei ole päris ära harjunud veel, et džäss võib vahest natukene tõsine ka olla. Viker, Käär. Mille üle sa nüüd eriti uhke oled sellel Jatskaarel? Missuguse ansambli või missuguse võidu üle, keda sa oled saanud siia? Ma tean, et sa kaua aega unistasid Stefan Grappelli siia toomisest, aga... Ja 2 korda ta pidi peaaegu tulema, aga 1 kord jäi Venemaal kontsert ära ja teisel korral oli ta tervis juba nõnda kehv, et ei saanud tulla ja siis mulle öeldi, et ta tuleb 90. aasta turneele, aga ma sain ta, matuse kutse või see ametlik kaart, mis saadetakse ja see oli siis kõik, aga Jaaguga me oleme siin Grappelli kätt tõepoolest hoidnud Pori džässifestivalil. Jaa, väga sümpaatne härrasmees. Ta ütles niimoodi, ta oli siis juba väsinud ja tooliga käis laval, tõsteti teda sinna, aga siis ta ütles, et talle väga meeldib reisida ja selles kandis ta ei ole teps mitte veel käinud ja ta tõesti tahaks tulla. No aga... kahju, et see saatus ei võimaldanud meile, see oli tõesti ime. Aga uhke olen ma kõige rohkem selle üle, et asi on ikkagi edasi läinud, et ta ei ole teps mitte seisma jäänud. Vikerkäärlased 99. sünnipäeva saates pinnivad Anne-Ermi edasi. Nüüd nad tahavad teada artistide rahanumbreid ja kättesaadavust. Kui lihtne või kerge on siiski saada tähte esinema Eestisse ja Jatskaarele? Kuidas on nõudluse ja pakkumise vahekord? No jah, aga näiteks Anne, mul tuleb meelde, et Ray Anderson on siin korduvalt käinud ja tuleb jälle ja nüüd Savinullist oli juttu ja kuidas nende kurss on nii, kas enam-vähem sama või... No inflatsiooniprotsenti tuleb arvestada, ikka natukene läheb kõrgemaks, aga mitte 2 korda, ütleme siis võib-olla 3 võrra, aga Ray Andersonil tõsi, esimene kord ta tuli küllaltki odavalt. Tol korral läks meil kalliks ainult see, et keegi unustas piletid välja osta, et Filharmoonia võttis lennuki ja pärast tuli mul tükk aega võlgasid maksta. No kuidas üldse nende festivalidega, ega kohe peale lõppu oled sa alati nullis või tuleb ikka tagant järgi natukene veel seal midagi arveldada? No esimesed aastad oli ikka väga raske, ma olen siin reklaamiagendina töötanud ja ikka võlad on kõik makstud saanud, aga viimastel aastatel me ei ole võlgu jäänud ja sellest on hea meel ja oleme festivalist festivalini elanud, kuigi rikkaks pole saanud, mõni võib-olla arvab, et olen saanud, aga tegelikult ei ole mul... Kõik investeeritakse tulevikku. Kui oleks midagi investeerida. Mulle tuleb meelde soomlaste jutt, muide, neil oli tükk aega selle Pori festivaliga niimoodi, et kogu aeg kas tuleb välja või kas tuleb välja ja siis, kui nad esimest korda jäid nagu balanssi, siis kõigil oli hea meel, et nüüd tulime välja. No seal on kõik mehed, kes organiseerivad neid asju, me oleme nii sinu selja taga Anne vahel rääkinud, et sul on võib-olla natuke kergem ka, et kui ikka midagi väga viltu läheb, siis naisterahva asi, natuke nutad ja siis lähevad südamed härdaks. Ega sul nutta ei ole siiamaani vaja olnud või vahel võtab ka pisa? Ma peaaegu olen nutnud küll, aga viimasel on nii kiire, et ma olen nutmise ära unustanud, aga siis seda on küll, et seda esimest korda, kui mulle öeldi öösel Viru hotelli 22. korrusel, nüüd kirjuta palun siia paber, et sa garanteerid neile honorari, me kulutasime raha lennukile ära, sa vaata, kust sa saad. Ja siis pärast seda ma olin küll terve aasta või pool aastat öösiti ei maganud, sest hirmu higi oli otsa ees, et mida nüüd teha. Alati tuleb ette selliseid väga raskeesti lahendatavaid küsimusi. Ja tundub, et mis seal siis on, et siin helistavad iga päev, et ma tahaksin oma girlfriendi kaasa võtta, ma tahaksin oma naise kaasa võtta. Ja siis, kui sa pead jällegi firma poole pöörduma ja iga päev neile uusi muusikute tellimusi esitama, see küll ei meeldi. Et ütlesime, et võt siiamaani ja mitte enam rohkem. Muuhulgas on Ojakäärude saates arutlusele, et Jatskaar on 10 aastaga andnud ka mõned üllatavad ja ütleme, et ootamatud tulemused. No see oli meil isegi üks viktoriini küsimus, et kui mitu välisartisti on seoses Jatskaarega endale siit pruudi leidnud. Abikaasad isegi, jah? Isegi päris ametlikud abikaasad. Neid on 3 oli neid. No Rootslane oli Håkan Levin. Jan Weber võib-olla. Jan Weber kindlasti ka mingil määral. John King, jah. Ja John King. Ja. No näed. Te kuulete saadet Vikerkäär ja täna on stuudios Anne Erm, Valter Ojakäär ja Jaak Ojakäär. Jatskaare 10. sünnipäeva saates paljastas Valter Ojakäär oma ootuse siis ka veel toimumata Jatskaare esinejate hulgast.
oli aasta 1999. Mina ootan kõige rohkem seda prantsuse akordionisti. See on niisugune ebatavaline pill jatsmuusikas. See on siis Richard Galliano või Galliano, kuidas seda tuleb? Itaalia päritoluga, siis ta võiks olla lihtsalt Galliano, aga no prantslased teinekord panevad selle lõpu prantsuspäraselt. Ja. Viker, Käär. Aga noorema publiku lemmikuks kujunes koosseis Jungle Funk, kus siis Ameerika laulja Vinks ja siis tugev kitarrist nagu Doug Wimbish ja trummidel Will Calhoun. Selles oli ka oma värske energia ja oma show moment ja igatahes see tõi hulga noort publikut ja saal oli täis. Tumedanahalise Ameerika trio laulja, endine USA olümpiakoonduse kolmikhüppaja Vinks räägib, kes või mis on Jungle Funk. Jungle Funk is 3 uniquely distinct individuals, great musicians from different backgrounds. We come together for not so much an experiment, but more of a conversation with our wealth of information. We are 3 different conversationalists. 3 erineva taustaga muusikut ja kõik nad on indiviidid. Ja ansamblina kujutavad see nagu nende omavahelist vestlust või siis mõttevahetust. Ja igal muusikul olevat lavale tuua veidi eri moodi maagiat. Different people come together and try to form and shape one music. And when you're watching as the audience, you can feel and see the differences. You can go, that's and then you can feel the combination. See on 3 vormitud muusika, selgitab Vinks. Ja kuulaja saavat erinevustest aru küll. Vinks ise armastab lüürilisi meloodiaid, Doug Wimbish kaifib rocki ägedust ja Will Calhoun naudib džässi virtuooslikkust. But we are all our voice. As far as artists, we are our voices. I love the conflict. You can watch the wow, how is it possible that this lush, beautiful voice can go with this manic, angry thing, and then you watch it come together, and then you watch... This is where the magic is. Üks hääl. Ja muusikas on sees konflikt, mida Vinks armastavat. Tema lopsakas kena laulmine põrkub vastu maniakaalset müraseina ja tulemus on vahva. Ja selles ongi maagia. Selline oli Joe Zawinuli kontserdi algus 1999. aasta Jätskaarel. Ta oli siin tagasi ja teda osati juba oodata. Selles muusikas kõneles küpsus, elutarkus ja kogemus, seal oli terve maailm. With 70 years, I spoke about life. With 80, I spoke of love. At 90, I speak about the future. With 100 years, I let myself rejuvenate. Ja Joe Zawinuli kutsusime tagasi. Ilmselt siis oli juba saabunud see aeg, kus Jätskaarest maailm teadis ja meil ei tulnud iga kord nagu võtta iga viimast esinejat vastu, vaid pakkumisi oli palju, et nende vahel võis juba valida, et mida võtta ja mida mitte. Anne Erm selgitas Valter Ojakäärule, miks ta Joe Zawinuli Jätskaarele tagasi kutsus. Ja miks nüüd jälle Joe Zawinul, eks ikka sellepärast, et 10 aastat on Jätskaarel täis ja kutsusime ka mõned esinejad, kes on meil varem käinud, nagu Ray Anderson ja Joe Zawinul. Ma arvan, et kuulajad ei kahetse. Kas sul, Anne, on meeles, millal viimati Joe Zawinul siin oli? Ta oli kas 4 aastat tagasi, minul enam aasta arve minuga seda ära küsi. Jah, ma ütleksin vististi, minul ei ole ka praegu nii kiired ajad, et ei ole aega vaadata, millal keegi oli, aga ta oli viimasel sügisesel festivalil ja ma arvan, et see oli 94. Mul on meeles, et kui oli pressikonverents, siis mina küsisin tema käest ühe natuke provokatiivse küsimuse.
ma teadsin seda, et ta on pärit Viinist. Ja mängis akordioni. Ma küsisin Savinuli käest, et kas ta Viini murrakut ka veel mäletab, sest seal omal ajal rääkisid saksa keelt kõik selle pehme Viini aktsendiga. Siis ta paar lauset ütles kohe nii, et see tuli nii ehtsalt välja, aga no loomulikult. See tähtesineja oli 1999. aasta festivalil selline, kelle kohta võiks peaaegu et öelda Tiit Kuznetsi vana tuttav. Nimelt oli Tiit 94. kui Joe Zawinul esmakordselt Jazz-Kaarele oma muusikas ära tõi, teinud vanameistriga pika intervjuu ajalehele. Nad istusid kaua koos ja vestlesid. Ja ma siis küsisin Tiidult hiljuti, et kas nad nüüd siis 99. sõbralikult teineteist tervitasid ka? Eks me tervitasime ikka, aga teinekord ma enam ei punninud kõigest vähest intervjuud võtta. Ma ei arva, et intervjueerija ja intervjueeritava kohtumised peaksid alati olema hinnatavad kuidagi boksimatši tulemuste järgi või nende reeglite kohaselt. Aga ma võin küll öelda, et üldiselt Zawinul võitis mind täiesti. Nulliga, selle võiduga, mida iganes mina küsida ei katsunud, tema rääkis ainult seda, mida ta ise tahtis. Ma oleks tahtnud nii väga teada, mees olid koos Miles Davisega stuudios, kui salvestati selliseid paati nagu Bitches Brew ja kõik need teised. Kuidas see käis? Tema rääkis mulle ikka ainult selle küsimuse peale sellest, kuidas neile mõlemaga Miles Davisega meeldis väga boksida ja kuidas nad boksimas käisid. Kogu lugu. Tahtsin lähedalt teada saada džessi ajaloo pöördelistest hetkedest, mitte muhvigi ma teada ei saanud. Aga onu oli lahe ja jutukas muidu. Thank you, Ivan, for the hard work and then for the festival. It's a beautiful festival. I wish we had a little more time to prepare, but nevertheless, we were here. Thank you so much for a wonderful evening from Helsinki, Basel, the management here in Tallinn, and the hospitality everywhere. Thank you so much. Eesti Päevaleht Joe Zawinuli kontserdist. Jazz-Kaare peaesineja Joe Zawinul Syndicate'i kontsert näitas kvaliteeti, mille sarnast Eestis tihti ei kohta. Enne kontserdi raadioülekannet sai Joe Zawinul siiski küsitud, mida ta sooviks raadiokuulajatele öelda oma muusika ja eelseisva esinemise kohta. Ning erinevalt peaaegu kõikidest teistest muusikutest, kelle poole olime pöördunud sama küsimusega, lauses Zawinul, et tal ei ole midagi öelda. There's nothing to tell. The only thing I could tell them that they will hear something which they never heard before. And that is high quality. If you could tell exactly what is going on, then you wouldn't have to play. You just tell people. That's not the key. Sõnad ei ütle muusika kohta midagi, resümeerib Joe Zawinul oma iseäraliku aktsendiga. Ainus, mida ta kuulajatele lubada võivat, on see, et nad kuulevad midagi sellist, mida nad varem kuulnud ei ole. Ja et see on väga kõrge kvaliteediga. Kui sa oskad täpselt öelda, mis juhtuma hakkab, siis ei ole ju mõtet mängidagi, lisab Zawinul. Mitte selles pole asja tuum. Tuum on muusikas endas. The key is to use a language and I'll use that language, I'll use music to express myself. Much better than when I talk. Seda keelt kasutavad Joe Zawinul enese väljenduseks, muusikakeelt. Ning enda sõnul tuleb tal muusikaga väljendumine märksa paremini välja kui rääkides. Kui ootamatult jutukaks ja sõnalahkaks muutub vanaarra siis, kui hakkab rääkima muusikutest, kes mängivad tema bändis. Nad peavad olema maailma klassist ja väga andekad, sest muidu ei tule nad tema keeruka muusika mängimisega toime. I have to hear people and if I feel they have the talent, because it's difficult. It's very complex music. It's a music which you have to pay attention like in sports. If you're playing with an eye, you miss it. Zawinul tahab, et tema väga keerukat muusikat esitataks teatud moel. Ei ole tähtis, kas muusik on pärit Puerto Ricost, Aafrikast või mujalt. See ei loe. Ainus, mis loeb, on talent. Mä oon Pekka Lehti Värttinestä ja soitan Värttinessä bassoa.
Wärttilässä muut jäsenet on Marko Timonen soittaa rumpuja ja Janne Lappalainen soittaa busukia sekä saksofonia. Sitten on Antto Varilo kitarassa. Selline, mida kuulsite, oli ansambli Värtena koosseis aastal 99, siis kui nad laulsid ja mängisid Jats Kaarel. Ning bassimängija Pekka Lehti iseloomustab ka grupi muusikat, nii nagu ansambel ise seda näeb. Ja hea muusika, ütleb ta, mis muud? Varmasti meidän mielestä hyvää musiikkia, joka perustuu suomalaiseen traditionaaliseen kansanmusiikkiin. Ja paljon on otettu nimenomaan vaikutteita tai perustuu tämmöiseen karjalaiseen lauluperinteeseen ja inkeriläiseen lauluperinteeseen. Ja me ollaan löydetty sellainen uusi tapa tehdä ikään kuin tämmöistä kansanmusiikki- tai world music-tyyliä, joka perustuu suomalaiseen traditioon. Et sitä ei niin kuin moni muu tee. Värtina toetub Soome rahvamuusikale, kus palju on võetud Karjala ja Ingeri laulu traditsioonist. Nad olevat leidnud uue nõksu, kuidas seda vana traditsiooni teisendada maailma muusikaks. Teised nõnda ei tegevat. Siis maailma muusika julgesime esimest korda Eestisse tuua Värtine. Oli Sakala keskuses ka päris palju rahvast neid kuulamas. Aleksander Zuckermann Nädalalehes Keskus. Viimased positiivsed kunstielamused sain Jats Kaare festivalilt vabadus, piiride puudumine, improvisatsioon. Aasta 1999. Kuulsite 10. saadet sarjast Jats Kaar 25.